Head televaatajad, oleme jõudnud siia vanalinna uissuväljakule ja ma panin uissut jalga, aga häda on selles, et uissutada ma ei oska. Lähme vaatame, kas minust üldse kunagi saab hea uissutaja. Ma olen oma elus nüüd 3. korda nüüd üritanud seda asja teha ja viimast korda ma olin jääl umbes 6 aastat tagasi. Et ütleme, et ma ei mäleta absoluutselt mitte midagi, et mida on esimene asi, mida siis ma peaks õppima? Esimene asi on see, et kõigepealt on vaja endas tasakaal leida. Ja kui sa selles tasakaalus oled rahu saavutanud, siis võib hakata esimesi samme tegema. Jalad on umbes sellise nurga all, hakkavad lahti minema ja hakkavad kokku minema. Kuidas sa tõugad, palun? Tõukadki sellega, kui sul jalad hakkavad lahti minema. Ehk kui sa jalgu vaatad, siis ei tea, mis ümber toimub. Jalad teevad iseenda tööd kogu aeg, kui sa neile ütled, mis sa pead tegema. Teine siis on klassikaline uisusamm. Ehk siis sul jalg on niimoodi külje peal ja sa tõukad. Kui sa selle jalaga tõukad tahapoole, see jalg läheb kogu aeg eest kõveraks. Sõitsin ära. Ehk siis tõukad niimoodi. Paned selle jala maha, lähed sõitma, tõukad teisega. Paned maha, tõukad teisega. Ütleme niimoodi, et esimese aasta jooksul saab kõik see selgeks. Mulle ei meeldi kukkuda, mis sellega teha? Tuleb kukkuda nii kaua, kuni on harjumus kukkuda. Kukkumine lõpeb ära 2. aasta lõpuks. Traumeerib spordiala? Ütleme, et piisavalt huvitav. Et tasuks nagu pürgida mingis suunas. Et meil on siin võistlused ja selliseid motivatsioone on nagu piisavalt harrastajatele ka. Et ei pea pürgima olümpiale, eks ju, lapsed seda teevad, aga vanadel inimestel, siin keskealised sõidavad, 60 ligidal inimesed käivad võistlustel. Et see on päris huvitav. Kas Eestis on uissutamine popp? See vaikselt muutub populaarseks, et läheb nagu aega, aga ta on juba tunduvalt populaarsem kui paar aastat tagasi. Aga kui vanalt peaksid lapsed tulema, et saada heaks uisutajaks? No kui nüüd väga heaks uisutajaks tahavad saada, siis on 4-selt on ideaalne alustada. Miks just 4-selt? Et siis lapsed ei karda kukkuda ja nad julgevad kõik asju proovida, nad ei mõtle nii-öelda veel. Ja mitu tundi on vaja teha trenni näiteks, kas nädalas või? No ütleme, 4-aastased lapsed teevad nüüd trenni 6 tundi nädalas juba. Seal on siis jää ja siis nad jooksevad ja teevad balletti ja 6 tundi nädalas tuleb. Kas siis Eestil on oodata olümpiavõitjad ka tulevikus? Kindlasti, kõik me selles suunas liigume. Aga kuidas sul tekkis selline idee, et just ma nüüd hakkan uissutama? Täpselt samamoodi, tulime oma lastega siia jääle, rentisime uisud ja sealt läks. Ja kuidas rahvas tuleb kaasa? Tuleb. Et alguses oli rohkem nagu tagasihoidlikkust, aga kui näha on, et kedagi juba on õpetatud, siis järjest rohkem tulevad küsima.